Ma ei tea, kas sa oled märganud, aga meil on vahepeal vahele jäänud mõned väga olulised transiidid. Ja põhjus on tegelikult hästi lihtne. Ma olen vahepeal haigeks ja siis sellise hästi nohusena ei ole mul mitte mingisugust tunnet jagada sinuga siin mingisuguseid killukesi või inspiratsiooni. Aga me oleme nüüd jõudnud Human Design värav 3 transiidi lõpusirgele ja ma väga loodan, et viimased pluss-miinus 2 nädalat on andnud sulle võimaluse luua mingisugune oluline sisemine lõpetatus. Võib-olla said teha mingisuguse elulise kokkuvõtte, võib-olla leidis mingisugune projekt või suhe ka oma loomuliku lõpu päriselus. Igal juhul loodetavasti oled sa 2 nädala vältel kuidagi kasvanud, küpsenud. Väga loodan, et viimastel päevadel oled sa tundnud juba kuidagi sellist värsket hingamist. Ja otse loomulikult ilm toetab meid ka praegu väga hästi selles, et tegelikult värav 3 toob endaga kaasa sellise värske hingamise, uue inspiratsiooni ja teatud mõttes ka nagu vajaduse areneda, liikuda edasi. Ehk siis kõigepealt me justkui nagu lõpetame midagi, loome lõpetatuse, teeme selle ruumi enda sisse, enda ellu ja siis hakkab selles ruumis spontaanselt tekkima midagi uut. Ja värav 3 vajab, tegemist on tegelikult puhta loova loomingulise potentsiaaliga, mis vajab vormi ja vajab struktuuri. Ja loodetavasti sa sellega tegelikult oled ka praegu juba tegelenud ja revideerinud seda, millega tasub jätkata. Võib-olla on sul tekkinud mingeid ägedaid ideid, võib-olla on sul tekkinud mingit inspiratsiooni selle osas, kuidas mingid vanad asjad täiesti uuele tasandile viia. Ja parimal juhul oled sa hakanud panustama juba ka sobiva vormi loomisele, sellisele, mis kuidagi ei piira, aga pigem toetab selle millegi kasvu ja arengut ja aitab sul ka ennast loovalt väljendada. Ja nüüd siit edasi tuleb meil teemaks hoolitsus. Ehk siis kõigepealt ma lõpetasin ära, lasin ära surra sellel, mis on oma aja ära elanud. Siis ma teen kindlaks, mis on vitaalne, mis on elujõuline, millega saab minna uutmoodi edasi. Ja nüüd järgneva 6 päeva jooksul, ma räägin sulle kindlasti värav 27 veel lähemalt, aga oluline on teada, et nüüd nihkub fookus sellele, et kuhu ma tegelikult oma armastavat ja hoolitsevat tähelepanu annan. Ja mille eest hoolitsemine, järjepidevalt hoolitsemine, milliste taimede kasvatamine, kastmine tegelikult täidab ja toidab mind ka. Kust see tegelikult hool loob enamat. Ja otse loomulikult, kuidas täita esimesena enda karikas, et siis oleks jagada ka teistega.